Tere taas jalgpallinautlejad! Täna on meil 30. juuni ning Corner TV on tagasi uue episoodiga. Saame koos taas käia üle viimaste päevade värskemad jalkauudised ning ülimalt hea meel on meil ka asjaolu üle, et Eesti jalgpallis sündis mõned päevad tagasi võimas rekord. Millest me täpselt räägime, saate kohe teada. Visake meie kanalile subscribe, kui te veel seda teinud ei ole ning liigume edasi meie saate uudiste sektsiooni juurde. Kolmapäeval Lilleküla staadionil toimunud Premium-liiga kohtumine tabeli 2 esimese Tallinna FC Flora ja Tallinna FCI Levadia vahel tõi tribüünidele 3510 inimest, mis tähistab Eesti meistriliiga publiku rekordit. Kas ka sina olid ajaloolisel hetkel A. Le Coq Arenal kohapeal? Anna meile endast kommentaariumis märku. Väravateta viigiga lõppenud kohtumine oli Levadia kodumänguks ning nad jagasid juba varakult hea hinnaga sinna pileteid. Lisaks pääsesid staadionile tasuta kõik noorte tantsupeol osalejad. Senine ametlik rekord oli 3250 pealtvaatajat, mille tõi samuti kokku Flora ja Levadia vastasseis, mis leidis aset 2010. aastal Kadrioru staadionil. Inglismaa jalgpallisuurklubi Manchester United tegi esimese suvise ostu, kui hankis Chelsealt poolkaitse Mason Mounti mängija õigused. Tulevaks hooajaks meistrite liigasse kvalifikatseerunud Manchester United käib Inglismaa koondislase eest kohe välja 55 miljonit naela ja 5 miljonit naela veel võimalike lisadena. Lõppenud hooaja alles 12. kohal lõpetanud Chelsea'l ei ole lihtsad ajad ja enne kuu lõppu tuleb neil mängijaid müüa, et mitte riskida finantsvaldkonna ausa mängu reeglite rikkumisega. Inglismaa meediateatel eelistas Chelsea klubi noortesüsteemist võrsunud 24-aastast Mounti siiski endale hoida, aga mängija järgmisel aastal lõppevat lepingut ei õnnestunud pikendada. Kui Kataris tõusid Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo mõne ametivennaga võimaste rekordit jagama, kokku on osaletud rekordiliselt 5 MM-il, siis naisjalgpallurite jaoks on hinnas sootuks teised numbrid. Oma 6. MM-ile sõitev Marta on küll ikoon, kuid rekordi püüdmiseks tuleb jõuda veel ka järgmisele turniirile. Marta osales MM-il esimest korda 2003. aastal, mil ta oli vaid 17-aastane. Brasiilial õnnestus toona alagrupist küll välja pääseda, kuid sein tuli ette juba veerandfinaalis. 4 aastat hiljem jõuti finaali, kus jäädi alla Saksamaale. Juba siis tõstis Marta julgelt pead. 7 värava ja 5 resultatiivse sööduga säranud ründaja teenis nii finaali parima mängija kui turniiri suurima skooriässa tiitlid. Marta ja Brasiilia olid kohal ka 2011., 2015. ja 2019. aasta turniiridel, kus lepiti taas tagasihoidlikumate kohtadega. Samas ei hoia oma 6. MM-ile sõitev Marta esimest pulka enda käes, vaid see kuulub 7 turniiril üles astunud endisele koondisekaaslasele Formigale. 6 MM-i on ette näidata Jaapani keskväljal toimetanud Hornare Sawal. Seni tiitlita jäänud Brasiilia sõidab Martaga uuele katsele juba sel suvel, kui peetakse 9. MM. Eesti koondise poolkaitsja Markus Poom pääses esimest korda Iirimaa kõrgliiga nädala sümboolsesse koosseisu. Shamrock Roversis keskvälja valitsev 24-aastane Poom aitas omada esmaspäeva õhtul 1-0 võiduni teisel tabelireal paikneva Derry City üle. Eestlane kuulus põhikoosseisu ning teenis täismängu tänavu 12. korda. Shamrock Rovers on Iirimaal hetkel kindlat esikohta hoidmas. Seni on kirja saadud 46 punkti, mis hoiab lähimad jälitajad Derry Cityt 7 silma kaugusel. Prantsusmaa koondislane N'Golo Kante on siirdunud totaalselt uutele jahimaadele. Peale Saudi Araabiasse kolimist soetas endine Chelsea mees ka Belgia klubi. 32-aastane Kante võtab Belgia tugevuselt 3. astmel tegutseva Virtoni Royal Excelsiori Luksemburgi ärimehelt Flavio Pekalt üle 1. juulil. Flavio on ilmselgelt üliõnnelik, et saab võtmed ulatada N'Golo Kantele. Ta on tipptasemel mängija, mitte vaid jalgpalliliste oskuste poolest, vaid kõige selle kõrval on ta ka väga hea inimene. Kirjutati klubi teates, vahendab BBC. Pole teada, kas või kui palju Kante Luksemburgi lähistel paikneva Virtoni Royal Excelsiori eest välja pidi käima. Sealjuures kinnitas klubi, et klubil puuduvad mis tahes võlad.
Eelmises aprillis avaldatud FIFA maailma edetabelis oli Eesti 108. positsioonil. Nüüd möödusid Eestis Tadžikistan ja 104. kohale tõusnud Kasahstan, vahendab soccernet.ee. Naaberriikidest kerkis Soome 54. kohale, Läti langes 134. reale ning Baltimaadest on kõige madalamal Leedu, kes seisab 145. positsioonil. Kokku on edetabelis 211 riiki, viimane on San Marino. Esikolmik ehk Argentiina, Prantsusmaa ja Brasiilia on endiselt omal kohal. Varem 4. olnud Belgia kukkus 5., neist möödus Inglismaa. Põhja-Ameerika jalgpalliprofiliigas MLS mängib Miami Inter andis kolmapäeval teada, et klubi hakkab juhendama endine FC Barcelona ja Argentiina jalgpallikoondise peatreener Gerardo Tata Martino. 60-aastane Martino juhendas hooajal 2013-14 Barcelonat ning seejärel 2 aastat Argentiinat. Mõlema meeskonna põhimängijaks oli toona Lionel Messi, kellega Martino saab nüüd Miamis taas koostööd teha. Barcelonaga ei õnnestunud Martinol võita enamat Hispaania superkarikast. Argentiina viis ta 2015. aastal Copa America finaali, kus koondis pidi penaltiseeria järel tunnistama Tšiili paremust. 2018. aastal juhendas ta Atlanta Unitedi MLS-i meistriks. Viimane tööots oli argentiinlasele Mehhiko koondise juhendajana. Jalgpallitähte Lionel Messi leidis uue väljakutse. Ta tegi näitlejana kaasa Argentiina teleseriaalis Los Protectores. Telesarja peategelasteks on 3 jalgpalliagenti, kes on pankrotistunud ja püüavad karjääri uuesti üles ehitada. Messi mängib ühes stseenis iseennast ja agendid teevad talle kummalise pakkumise. Messi mängiks tähestiku järjekorras iga päev erineva Argentiina klubi eest. Ajuvaba pakkumine vihastab Messit. Paistab, et ei jaga asjast mitte midagi. Miks te mind ärikohtumisele kutsusite? Alguses te ei rääkinud sellisest asjast. Miks te mind siia tõite? Pahandab Messi, kes eeldas kohtumiselt midagi muud. Lõpuks suudab üks agentidest Messi maha rahustada ja kokku lepitakse hoopis teises projektis, millega toetatakse noori Argentiina jalgpallureid, kes soovivad Euroopas profikarjääri teha. Londoni Arsenali jalgpalliklubi soovib sel suvel tuua keskväljale täiendust. Peamiseks sihtmärgiks on olnud West Ham Unitedi kapten Declan Rice. Nüüd on põhimõtteline kokkulepe ülemineku osas saabunud. Arsenal tegi esmalt Rice'i eest 2 pakkumist, mis lükati tagasi. Seejärel sekkus mängu Manchester City, kuid ka nende pakkumine lükati West Hami poolt tagasi. Seejärel pani Arsenal kõik mängu ning viimase pakkumise suuruseks oli 122 miljonit eurot. Seniste teadete kohaselt on selle summaga ka kokkuleppe saavutatud. Nüüd on küsimus veel maksete tegemise ajas. Arsenal sooviks maksta antud summa 4 aasta jooksul, aga West Ham tahaks raha saada kätte 2 suure maksena. Kui tehing lõpuks lukku lüüakse, siis saab 24-aastasest Rice'ist kõige kallim Inglismaa jalgpallur. Praegu on rekordimeheks Jack Grealish, kelle eest maksis Manchester City 2 aastat tagasi Aston Villale 117 miljonit eurot. Hispaania tippklubi Atletico Madrid korraldas referendumi, mille tulemustest sõltub, kas võetakse uuesti kasutusele klubi logo eelmine kuju või jäädakse praeguse variandi juurde. Atletico muutis oma logo tänapäevasemaks 2016. aastal, aga klubi fännid on pikalt võidelnud selle vastu, kirjutab Football Espana. Nüüd otsustasidki klubi peamised osanikud Miguel Angel Gil Martin ning Enrique Cerezo korraldada logo saatuse otsustamiseks rahvahääletuse. Hääletus avati täna ning Atletico klubi ametlikud liikmed saavad seal osaleda kuni reedeni, mis järel loetakse hääletuse tulemus klubi juhatuse silmiks siduvaks. Kumb Atletico Madridi logo meeldib sulle rohkem? Anna meile kommentaariumis teada. Ja olemegi tänase saate lõppu jõudnud ning uut ja värsket osa võite oodata juba paari päeva jooksul. Kui teile meie projekt meeldib, siis toetage meid kommenteerides, like'ides ning share'ides meie videosid. Muidugi on oodatud ka igasugune konstruktiivne kriitika, et saaksime veelgi paremaks oma tegemistes areneda. Oma mõtteid jagage julgelt meiega kommentaariumis. Kohtume peatselt taas.